Tšau, Maria. Tšau. Kuidas on viimane päev? Hetkel veel külm. Kas pisut on nagu kergendav tunne minna viimast päeva mängima või rohkem nagu siuke pinget pakkuva? Ei, pinget ei ole, aga tahaks eilse nagu uuesti mängida. Tahaks eilse uuesti teha? Et teeb nüüd 2 eilset uuesti ja siis otsast peale. No aga võib-olla teeks terve nädalavahetuse uuesti, et minu meelest siiamaani on kõik ilusti sujunud, päike on paistnud, rajad on korras. Ja, ei, rajad on küll väga head. Ja Seltskond on midagi paremat on raske tahta. Ja, seltskond on väga hea, rajad on ideaalsed, ilm on ka. Selline suht ok. Võib-olla sa vaatajatele pisut ütled ka, mitmendat kohta sa praegu mängima lähed? Mitmes praegu olen või? Jah, sa ei teagi. Võib-olla 6. Võib-olla 6. Ma olen Chase Cardis. Okei. Kas sa tahad lõpetada selle ikkagist pedestaalil terve nädalavahetusel? No kindlasti me üritame, aga ütleme nii, et best shotiga midagi kirjut ei ole. Kellega sa sel nädalavahetusel paaris mängid? Praegu mängin Lee Tederiga. Lee Tederiga? Et mõlemad suhteliselt kõvad kärbsed? No ütleme nii, et jah. Et võtta on? Võtta on ja lähme täiega panema. Kuule, aga super. Edu ja jõudu teile. Davai. Nii, tere hommikust. Kohe finaalring algamas. Mida te ise endalt ootate? Lihtsalt anname endast parima ja muud ei midagi. Funni. Jah, funni. Best on alati fun. Sellise ilmaga mõlemad saavad visata, mis on väga hea. Et alternatiiga on jahtumine korralik. Hea, et 2 putti on. See on väga tore. Ja 2. Et õnneks parim loeb. Selge. Siis nautige seda ringi ja edu teile. Aitäh. Kuidas te tunnete? Leaderpoolis päris uhked võite olla. Jah, rahul. Ja mis viimasel päeval tootate või endalt tootate sellel päeval? Fun põhiliselt, et eks me tulimegi tegelikult siia lihtsalt nagu funnima ja et oleks tore siuke aasta lõpetuseks siuke suurem üritus. Pingeid endale peale ei pane, lähme lihtsalt teeme, mis oskame. Edu teile. Eest on natuke mindud ja tagant tullakse, et lihtsalt tee, mis oskad ja vaatame, kuidas läheb. Just. Aitäh. Edu siis. Aitäh. Kuidas on viimasele päevale vastu nii-öelda kõrgete ootustega? Väga kõrgetega. Ja. Kuidas siiamaani mängude ja asjadega iseenda tulemustega rahul olete jäänud? No top 8. Top 8 on juba ju väga hea ju. Ikka. Ja viimasele päevale täie pauguga vastu? No muidugi. Tagasi ei hoia mitte midagi? Ei hoia. Ikka roheliseks on vaja minna. Ja radade asjadega siiamaani rahul? Ja selle rajaga rohkem. Selle rajaga rohkem? Teise rajaga natuke vähem, selle teise rajaga. Järvakandi pisut raskem ikka? Okei, super, aga edu ja jõudu teile. Aitäh. Viimane päev algamas, et kuidas enesetunne on? Enesetunne on vägev? Muidugi. Et panete täiega? Nii palju, kui torust tuleb. Nii palju, kui torust tuleb? Tagasi ei hoia mitte midagi? Ei midagi. Kuule, aga super, edu ja jõudu teile. Teile ka, aitäh. Nii, kätte on jõudnud paaris meistrivõistluste viimane päev. Järtas siis selguvad meistrid meesjuuniorites, MP40, MP50 ja naistes. Praegu olen siin Järta 16. tiiala juures valmis püüdma MP50 leaderpooli, et küsida paar kommentaari enne päeva. Ja siis, kui ajaliselt jõuan, siis püüan veel kinni ka MP40 ja siis naiste leaderpoolid. Juuniorides on vahed üsna suured. Vaatame, kas seal keegi suudab tekitada võistlust, ütleme teise, kolmanda koha nimel veel. Mats ja Jaanus, MP50 viimane päev ootab. Mida siis sellelt päevalt ise ootate veel? Ise ootame, et rahulikult ära mängida see päev. Et hoida seda oma tulemust, mis meil on. Ja mitmendad te praegu olete? 3. Tunnete, et olete valmis lööki andma veel liidritele? Pinget kindlasti. Pinget väikest kindlasti üritame anda. Kummal rajal teile on rohkem meeldinud mängida? Kas Järvakandi või Järtas? Ta on parem. Mitte, et ma oleks seda vastust eeldanud, aga mis teile siis Järta puhul nagu meeldib? Siin on, ütleme, lühemad rajad ja rohkem selline metsa sees. Kaua te olete discgolfiga tegelenud? Ma võin vastuse anda, et ma arvan, et mõlemad oleme tegelenud juba 7 aastat. Sina 5 või? Jah, minul on 7 juba rohkem. Aga hea, tervist teile ja edu tänaseks päevaks. Tere hommikust, olete jagamas liidri kohta MP50-s, viimane päev ootab. Mida teie päevalt ootate?
üritame võimalikult hea mängu kokku panna. Jah, ega siin muud midagi, et vigu võimalikult vältida ja täna on muidugi selles mõttes lihtsam formaat ka, et aga kas see best shot on natuke salakaval ka, et võib liiga uljalt peale minna või seda pigem ei karda, et lähete igal juhul nautima? Pigem läheme targalt mängima ikkagi. Ja eks ta muidugi jah, sellise nagu ütleme, nagu sa ütlesid, et kavaalus jah sees, et võib-olla ongi see, et lähed liiga uljalt muljuma, aga katsume ikkagi normaalselt seda asja teha, jah. Kas teie tunnete pinget ka või te ei mõtle sellele närvide mängule liiga palju, et teiste meestega viigis? Mõlemat on siin. Pinget on ikka pigem naudime mängu. Saate kohe pikemad korvid kaelast ära ja olgu edu teile! Tere hommikust! Täna siis viimane päev, olete praegu jagamas esikohta MP50 klassis. Mis te arvate, mis siin Järtas siis täna edu võtmeks oleks? Üritada OB-sid vältida ja lihtsalt oma mäng ära teha. Tuult õieti lugeda ja lihtsalt hea vaibiga peale minna ja nautida, ütleme, väga hästi, meie mõistes väga hästi korraldatud võistlust ja huvitavaid radasi. Kas te olete juba ammu paarina võistlemas käinud, olete kogenud? See on meil esimest korda, kuna oma paarimehed hüppasid alt ära, siis me Jüriga panime oma tiimi kokku. Nii et oma paarimeestel enam lootust ei ole, tundub, kui teil nii hea klapp on? No, siiamaani on vedanud. On varem ka läinud siit natuke paremini, et aga ei vaatame. Eks näitab. Naudime mängu. Kuidas läheb see? Täna on nagu hea tujupäev, et best shot formaat, eks ole? Täna on õnneks jah, see formaat on õige, et see esimene formaat, mis oli, see nagu väga hästi peale ei läinud. See tegi tuska päris korralikult ese ja metsa vahel. Ometi olete liidrid. Ja lõpetuseks, kumba rada rohkem naudite? Seda sama siin. Jätta rada on mõnus mängida. Mis selle juures meeldib? Loogiline ja fairway'd on piisavalt laiad ja ei ole liiga pikad, et me jõuame siin visata. Väga lihtne. Meie divisjoni mehed jõuavad visata siin, õige. Edu teile! Aitäh! Tere hommikust, mehed! Mis siis täna vaja läheb, et Juuli ja Kimmeli pidu ära rikkuda? Pigem ise hästi mängida, mitte teiste eksimuste peale loota. Mängite raja vastu ikkagi, mitte meeste vastu? Raja vastu ja ikkagi üritame võitu võtta. Kuidas teil seni selles mõttes, mis on olnud selle võti, et teil on üsna hästi sujunud, et ikkagi ajad tublid jälitajad olete? Jah, Margus on suure töö ära teinud. Me Järtaga päris rahule jäänud, Järvakandiga võib rahule jääda. Siis edu tänaseks päevaks ja head jälitamist. Nii, härrad, liiderpool, viimane päev, mida ootate oma mängult? Rohkesti pilkasid kindlasti? No ikka, et ega siin ei saa loota, et teised alasti mängivad, ise peab ikka tulistama. Palju teil paarina varasemalt kogemusi on? Kolmas aasta kindlasti jah, et me oleme ikkagi mõned ka koos mänginud ja nüüd eelmine aasta vist jäi vahele. Ei jäänud ju, eelmine aasta olid seal all. Seal, jah. Nii et eks see mingi kogemus on ja üksteise mängu teame, nii et ma loodan, et me oleme üksteisele toeks. Mis see best shoti nagu, kas selle puhul on ka mingisugune siuke väike salakavalus, et liiga uljaks ei tohi minna? Ma arvan, pigem best shotil on see, et eks peab ikkagi palju vaatama, kuidas paarilise vise ees on, et siis kui palju saad ise riskima minna, eks. Ja putti saab muidugi alati rannida, et see on nagu hea. Ma meil taktika on ka see, et üks viskab vähemalt seifi. Vähemalt üritab. Selge, edukat viimast. Kas Marga või Tarmo? Kordamööda. Tead, meil on plaan selline, et kordamööda alustame ja siis vastavalt esimesesse viskele saame otsustada, kuidas järgmist visat teha. Tubli poisid, õige vastus. Okei, edu ka. No Sips, kuidas siis mäng on sujunud? Ütleme, et paariline on praegu õnneks ma teadsin, et kohe tuleb paarilise kohta mingi märkus. Aga ei, ta on paariline on õnneks paremaid viskeid teinud, et võrreldes eilsega on natuke parem seis, aga ei ole midagi väga, ma ei tea, kuidas see mäng, Järtal käid mängimas, aga kuidagi laguneb täitsa ära. Ei saa praegu best shoti nautida või? Ei, best shoti saab nautida, aga eilne päev mind vahepeal murdis täitsa ära, nii et.
nii, tulge võidumehed siis korra siiapoole ka. Võitsite siis MP40 klassis teist aastat järjest. Ja kuidas siis kogu nädalavahetuse kokku võtaksite praegu värske emotsiooniga? Lühidalt öeldes hästi, keskpärane väga hästi. Jaa. Esimene ring oli tough shot ja väga hästi. Teine ring oli alternate, läks natukene meil nihu, ehk et see oli keskpärane ja on täna siis juba puhas kuld. Võtsime ühe OB äkki teise saama. Võtsime vist ühe. Aga ühesõnaga jah, et tegelikult päris rahul. Ma ei tea, meil kuidagi on, me oleme 3 aastat järjest mänginud, esimene aasta ei saanud hakkama Ulstrapolli ja seal õppimine aega. Ja nüüd 2 aastat kuidagi sobib, kus mäng tundub. Et siin best shotis eriti, meil oli paar korda võimalus, et ma sain mõnda distantsi proovida ja tuli välja. Jah, kui Eno õpiks ära tagantkäe lähenemise 70 meetrit, siis oleks meil see tulemus siis oleks veel parem. Nii et oleme rahul. Siis võiks 5 korda veel järjest võtta. Muidugi. Nii, aga head tähistamist. Aitäh! Jaa, oleme siin nagu nii koos olnud, on ju. No ja teine ka kindlasti. Meil on üks hea koht, on ju. Võidunaised, kuidas siis kogu nädalavahetust niimoodi võtaksite kokku oma sõnadega? Meil läks väga hästi. Ja, Kaidi oli väga tubli ja mina olin tubli ja ma arvan, et me võime... Koostöö oli hea. Ja viimane ring ka, et kui ühel ei tulnud midagi välja, siis tuli teisel seest väga hästi ja nagu koostöö sujus väga hästi. Oli tõeline hea tuju päev ja saate minna Järvakanti autasustamisele. Palju õnne veel kord! Aitäh! Nii, Kelly ja Kristi tegite väga tugeva viimase päeva veel Järtas. Kuidas te üldse kogu nädalavahetust kokku võtaksite? Tore oli. Ei, ma arvan, et selles suhtes see tough shot oli nagu okei, et selles suhtes midagi nagu hästi ei olnud, aga samas ei olnud ka nagu halvasti. Jah, nagu tough shotiga võis ikkagi rahule. Ja, aga see alternate nagu Järvakandi nagu mingid rajad läksid väga rabedalt, aga õnneks me ikkagi nagu nii palju suutsime kokku võtta, et see vahe jäi suhteliselt nagu väikseks. Ja best shot on lihtsalt meie mängida. Ja no lõpus muidugi Kristi drive'id, no uskumatu siin viimastel radadel, et nagu väga-väga hea. Et koostöö meil sujus, et pigem oli see, kui ühel läks nagu metsa, siis teine toetas ja nagu mõlemad pidi, eks ju, et ma arvan, et see kooslus nagu oli hea meil. Hästi lihtne on koos mängida. Kui palju teil on kogemusi paarismängus just teie? Me oleme selles suhtes meistrikatel esimest aastat, me oleme võib-olla siin 1-2 korda mingisugusel nädalamängul mänginud nagu paarismängu ühe korra. Aga samas me oleme nagu palju koos mänginud nagu üleüldse, et me teame üksteise mängu, et mis tugevused nagu kellelgi on. Kuidas teie neid radasid iseloomustaksite, Järvakandit ja Järtat? Mulle väga meeldivad. Järvakandi selles suhtes, mõnes mõttes nüüd jääb nagu kripeldamata, oleks saanud seal paremini mängida, aga see nagu rada ise on nagu väga äge ja samamoodi tegelikult Järta, et just ta sobibki nagu ma arvan naistele selleks nii best shotiks kui tough shotiks nagu. Rebisite ennast 3. nii, et on vaja minna Järvakanti autasustamisele. Palju õnne veel kord! Aitäh! Üks kaameramees siit läheneb. No poisid, tegitegi puhta töö või? Tehtud sai, jah. Kuidas viimast päeva veel nautisite siis? Väga tore oli. Võtsime vabalikult. Tundub, et kõik junsud nagu tundsid rõõmu, et väga tugevad skoorid kõigil. Ja finaalpäeval isegi oli päris tasavägistatud skoorid, et kõik kes kuuldas. Mis te siis kokkuvõttes selle nädalavahetuse kohta ütleksite? Mis meeldis kõige rohkem? Mulle meeldis Järvakandi alternate pro. Jah, oli huvitav. Mulle ka rajad meeldisid, et nädal aja tagasi siin esimest korda käidud siin mõlemad ja nii oli, et ka esimesel võistlusel. No selge, head autasustamist siis Järvakandis ja tundke täit rõõmu. Aivar Andres, MP50 võit pärast väga tasavägist viimast ringi. Kuidas te siis nagu kokkuvõttes tagasi vaatate, kokku võtaksite oma sõnadega? Noh, mis pingeline oli kõik 3 ringi, nii et oli selles mõttes hea, et oli selline pingeline minu meelest, et rajad olid kenad, nii nagu saarlased ütlevad. Ma ei tea, Aivar, tahad sa midagi lisada? Võistlus on huvitav, korraldati ilmselgelt suur aitäh, rajad head, hooldatud kõik tipp-top.
Teil oli selja taga ka teine paar kogu aeg kandedel, et kuidas pingega hakkama saite? No ilmselt ikkagi saime hakkama, nii et ühest küljest oligi hea, nagu ma ütlesin ka, et ei olnud selliseid kindlaid vahesid, et oli mõnus just parasjaga närvikõdi oli kogu aeg. Rada pannaksime, üritasime võimalt targalt mängida lihtsalt. Palju õnne ja head autasustamist! No mehed, napilt ja esikoht võtmata, et kas praegu veel tegelete selle pettumuse emotsiooniga? Ikka. See võtab vähe aega, et see läbi seedida. No teine koht on ju tegelikult alati auväärne, aga mis siis seal rajal toimus? Väga punktis oli, väga põnev heitlus, eks ole? Võib vist nii öelda, et eilne rada, kus me mõlemad viskasime saarel ja võtsime kindla pöördi, siis täna kuidagi alahindasime seda rada ja jäi 20 senti saarest puudu, nii et ma arvan, et sinna tegelikult läks tollel rajale. Ringi peal jah, üks korv ebaõnnestud meil, aga samas oli hundil samamoodi Ramstiga üks rada ebaõnnestus. Et suures pildis tugevam võitis. No mida positiivset sellest nädalavahetusest meelde jätate? Hea paarimees. Jah, väga hea paarimees, aga võib-olla see, et väga head rajad, ilmaga joppas hullult ja võib-olla see, et kaotada ühe punktiga ühtepidi on nagu jõle hapukurgi tunne, aga teisipidi, kui kaotaks 10-ga, siis oleks võib-olla see vahe väga suur. Nii et punktiga kaotus võib-olla ei ole kõige hullem. Minge siis pea püstika ja võtke oma hõbemedalid vastu. Lähme võtame, aitäh! Marion ja Erki, teil on siis võistlus tehtud. Mis te siis kokkuvõtvalt ütleksite? No nagu ikka, natukene jääb alati puudu. Et täna ka midagi nagu hullu ei olnud, aga ei saanud siin mõnda putti ringist sisse. Teil oli sihiks ikkagi poodium? No ikka. Aga kuidas nädalavahetus üldse kokku võtaksite? Mis oli tore, mis meeldis, mis kaasa võtate siit? No reisiselskond oli meil väga meeldiv, väga tore. Meil oli Marger ja Keiti ja siis üks Vasselina poiss ka veel. Jah, rajad olid ikka toredad ja ilm oli ka hea, et võib-olla natuke tuuline ja jahe, aga muidu hea. Vihm ei sadanud ja näitas päikest ka kohe. Ja paarilisega jäite kumbki rahule või? Ikka. Peab jääma, see on nii ilus vuntsi poisil. No jah, olgu, siis ei oskagi midagi muud soovida, kui et edu tuleviku võistlustel. Rasmus Metsamaa ja Kristo Vaikmaa! Eesti meistrid meeste Open divisionis on Kristo Vaikmaa ja Rasmus Metsamaa! Oma eelmise aasta tiitlit kaitsesid Eno Juul ja Raimo Kimmel. Eesti meistrid MP40 2021.
siis TD ja KTD on siin ja võistlus läbi. Mis te siis nüüd ütlete lõpuks? Tegelikult oli väga raske, nii füüsiliselt kui vaimselt, aga tegelikult on meel hea. Tundus, et võistlus läks korda. Väikseid viperusi oli, aga mis võistlusel ei oleks väikseid viperusi. Üldiselt oli asi viisakas. Mul on väga hea meel selle üle, et me tegime niimoodi koostööd ja tegime vahva võistluse. Jah, et üks täiendab teist ja selles mõttes, et õnneks midagi suurt vist ei olnud ka sellised viperused, pigem sellised pisemad ja kõik läks ladusalt ja mängijad, kes kohale tulid, olid ju võrratud ja vaatame, mis ilm meile aiti, et sellest ei saa üle ega ümber, et see oli ju võrratu, et koostöö sujus ja ma arvan, et selle najalt võib ainult järgmise projekti ootama jääda või mis. Siin on ainet võib-olla. Miks mitte? Hea töö, mehed! Väike intervjuu meie taustajõududega. Joonas Krauts, kes on üks meie paaris meistrikate fotograafidest. Joonas, sa ise oled ka tegelikult discgolfi mängija, aga kuidas see mäng tundub teistsugune läbi kaamera silma? Läbi kaamera silma on teistsugused mured ja probleemid, et kui ise diski mängides, siis on põhiprobleem tuul ja kui oled kuskil tihedas võsas, aga läbi kaamera silma neid probleeme ei ole, on pigem see, et kui on liiga terav päike ja näiteks liiga pime kuskil metsa sees. Aga muidu mängija seisukohalt ma arvan, et kes on nagu esimesi kordi siuksel suuremal võistlusel ja neid filmitakse ja pildistatakse, siis ma arvan, et see paneb ka teatud pinged peale. Ma arvan, et need pinged on kindlasti negatiivseid kui ka enamuses positiivseid. Igatahes meie oma poolt ütleme suur aitäh, et pildid on ülikenad ja kes tahab sinu tööga lähemalt tutvust teha või omi pilte tellida, siis vaadake, kus sind võib leida? Instagramist ja Facebookist. Põhimõtteliselt paneme piltide linkidele alla Instagrami ja Facebooki konto. Tarvo Almere, käisid esimest korda eile siin ja täna filmid meie MPO viimast ringi. Kuidas töö tundub? Ilm on ilus, seltskond on tore, discgolf on lahe, mida hing veel tahab. Väga rõõm kuulda, vastupidamist, täpselt silma ja head emotsiooni.